Hei. Täna siis jõudsid eestikeelsed skämmikõnede tegijad minuni ka. Ütlen ka ette ära, minuga kõik hästi, keegi minu käest mingisugust informatsiooni kätte ei saanud. Aga ma sain ise väga põneva tehnilise lahenduse vaatlejaks. Ning üha rohkem ja rohkem mul on probleeme sertifitseerimiskeskuse ja Smart-ID lähenemisega turvalisusele. Möödunud aastal enne jõule ma tõstatasin selle probleemi korra oma Facebooki postituses ja siis ma sain näiteks tagasiside, et Smart-ID-l on olemas uus suurepärane QR-koodiga autentimise API, mida paraku ainult pangad ei taha vahel kasutada. Täna siis ma sain juba seda API-t kasutada. Ja kuna see lahendus oli niivõrd elegantne, siis ma mõtlesin, et ma jagan seda ka teiega. Võib-olla jõuab see ka kuidagi ringiga SK arendajate lauale, et inimesed saaksid aru, mismoodi turvalisust teha ei tohi. Selleks ma läksin Cloud Code'i. Kuna oma eelmises elus ma olen tarkvaraarendusega natuke kokku puutunud, siis ma oskasin sealt küsida 3-realise küsimuse ja 4 minutit hiljem oli mul siis olemas demo, mis töötab täpselt nii nagu see, mida skämmerid minu peal kasutada üritasid. Ja veel 10 minutit kulus mul selleks, et see demo reaalselt panna jooksma $6 Saksamaa pilveserveris. Ja vaatamegi siis, kuidas DHL-i nime all saab inimesi petta, et logida nende identiteediga sisse Smart-ID portaali, kasutades nende kõige moodsamat API-t, klassikalise man in the middle attackiga. Nii, siin kaadris on meil siis skämmer koos oma arvutiga, kus ta on valmis Smart-ID portaali sisse logima. Ja siinpool on pahaimamatu DHL-i klient, kes tahab minna oma paki suunamist kinnitama. Nii, ja kui nüüd telefoni otsas oleva agent on inimene selgeks teinud, et ta on vajaliku lingi, mis on talle SMS-i või e-mailiga saadetud avanud, siis algatab ta enda poolt Smart-ID-sse sisse logimise, käivitab oma väikese streamimisserveri ja palub skämmi saaval inimesel pildistada oma ekraanil olevat QR-koodi, siis sisestada oma PIN. Ja me olemegi logitud sisse Smart-ID portaali, me näeme seadet, seadme infot. Nagu te nägite, siis sellise skämmi workflow tegemine oli ülimalt kiire, kasutaja jaoks väga mugav, mitte kuidagi ei erine petta saamise tõenäosus sellest, kui keegi sulle telefoni kaudu kontrollkoode ütleb näiteks. Ja mis põhiline, Smart-ID ei ole ära lahendanud fundamentaalset probleemi, et kasutaja, kes äpis oma PIN-koodi sisestab, selle PIN-i kohal olev informatsioon, mis annaks talle aimu oma tegevuse sisust ja mõjust. See on enamjaolt täiesti kasutu, mitte informatiivne. Tavakasutaja jaoks, kes tehniliselt taipu ei oma, ta ei pane seda võib-olla tähelegi. Esiteks see osa rakendusest tuleks absoluutselt ümber vaadata ja oma tegevuse sisu ja mõju peab olema karjuv inimesele enne, kui ta saab üldse koodi sisestada. See ei saa olla midagi, millest saab üle libiseda. Seda esiteks ja teiseks Smart-ID-ga ei peaks saama üldse kolida oma identiteeti ühest seadmest teist. Selleks peaks kindlasti kasutama mingisugust muud tugevat autentimise meetodit. Näiteks ID-kaarti, sel juhul ei ole võimalik seda nagu hommikukohvi kõrval ühe pildi ja 6 numbri toksimisega teha. See ei ole normaalne turvalisus. Anda nii lihtsalt ära kogu oma identiteet selleks, et sinu nimel vormistada laen ja lepinguid, anda ära kõik oma raha, see on ajuvaba. Ja ma loodan, et see video jõuab inimesteni, kes veel hoolivad Eesti digiidentiteedi eduloost
sest vastasel juhul meil ei ole seda varsti.